tere ja vaataja, üle pika aja oleme jälle doktor Neeme juures ja me oleme Neemega juba rääkinud mootorratta igasugustest asjadest, aga üks asi, milleta mootorratas ei tööta, on elekter. Ja see on meil täitsa rääkimata. Täna võtame kosmoseteaduse paljude jaoks. See on umbes samasugune enamike jaoks ilmselt nagu minu jaoks mingi kudumine või eegeldamine, et kui keegi hakkab mulle silmadest rääkima, siis ma igaks juhuks rohkem ei kuula. Okay. Nii, aga et elektrist rääkida, alustame kus kohast? Alustame tegelikult väikesest teooriast. Ma üritan hästi lühidalt teha. Ja. Siis selleks, et vool saaks tekkida, selleks on tarvis vooluringi. Ja on kaks väga erinevat asja, pinge ja vool. Tihtipeale loen ma foorumitest, et keegi mõõdab pinget, keegi mõõdab voolu. Voolu mõõdetakse amprites, pinget mõõdetakse voltides. Toiteallika klemmidelt mõõdetakse pinget ja voolu mõõtmine on paljude jaoks selline täiesti niisugune teema, millest vist väga suurt midagi ei jaga. Aga ma joonistan siia hästi lihtsa skeemikese, ehk siis toiteallikas, mis tähistatakse siis tavaliselt sellise asjandusena, siis toiteallikas ja kõik, mis on elektrisüsteemis tsikli peal, on toiteallikale koormuseks. Koormus tähistatakse R-iga ja siin selle hästi lihtsustatud joonise juures näitan ma ära, kuidas teha kahte mõõtmist. Üks on siis vool ja teine on pinge. Võtame abiks ühe testri ka. Pinget mõõdetakse meil voltides ja tegemist on meil tsikli puhul alalispingega mitu volti? 12. Just nimelt, ehk siis 12 volti ja sellise lihtsa tavapärase testriga tuleks siis keerata piirkond 20 voldi peale, sellest peaks üldjoontes jaguma. Üle 20 voldi tavaliselt terve ja normaalse tsikli elektrisüsteemis pinget ei kohta. Ja mõõdetakse siis seda pinget ükstapuha, võtame selle üldiseks nimetuseks siis tsikli puhul aku näiteks. Ehk siis kui me tahame kõige lihtsamana aku pealt mõõta, seal on head suured klemmid, tavaliselt on ta sadula all normaalselt kätte saadaval, siis pinget mõõdetakse voltmeetriga, üks ots ühele klemmile, teine ots teisele klemmile ja tavaliselt me saame siit näidu 13, midagi volti. Siis hästi lihtne iseenesest. Nüüd teine teema, kui küsimuseks on laadimise mõõtmine, siis pinget võrreldes, ütleme, töötava mootoriga peab olema pinge 0,3–0,4 volti kõrgem kui mitte töötava mootoriga. Aga kui inimene ei saa nagu adekvaatset vastust, et kas see laadimine nüüd võiks töötada või mitte, siis kõige õigem on ära mõõta vool, mis siis elektrisüsteemi kas läheb aku pealt või siis töötava mootoriga peab akut laadima. Ja selleks tõstetakse testril otsik voolu mõõtmise piirkonna peale ja mõõdetakse voolu amprites. Ja soovitan esmaselt keerata kõige suurema ehk siis 10 ampri peale. Nüüd ärge jumala eest tehke kunagi seda, et te nüüd panete siit otsad aku peale. Läheb üsna mõni sekund, just nimelt üsna mõni sekund, kui need juhtmed sulavad lihtsalt ära ja halvemal juhul tekib ka tulekahju. Voolu mõõdetakse selliselt, et te leiate elektrisüsteemist tavaliselt peakaitsme. Tavaliselt on tsikli elektrisüsteemis siis olemas peakaitse väärtusega seal kas 20, 25, 30 amprit ja selle peakaitsme asemele ehk siis sellises asendis. See peakaitse võetakse siit ära ja sellises asendis tester vahele pannes saab siis vooluväärtuse. Kui see vooluväärtus on ühe märgiga ehk siis plussiga, siis kulgeb vool ühes suunas, kui see vahetab märki, siis kulgeb vool teises suunas. Ja lihtne loogika on see, kui meil mootor ei tööta, siis akust võetakse voolu, mingi asi tarbib. Kui me paneme mootori tööle, keerame pöörded vähemalt 2000 pöörde peale, siis peab hakkama akusse tagasi vool kulgema. Nii et voolumärk peab muutuma. Ehk siis ampermeeter pannakse vooluringi vahele, katkestades siis vooluringi kaitsme väljavõtmisega. See oli lühidalt teooria. Väga hea. Näitame siin ühe ulmelise mõõtmise veel. Tavaliselt on siis inimesele kättesaadav selline, ma ei tea, alla 200 krooni maksev tester ja
näitan siis ära praktiliselt, kuidas mõõta pinget. Siin on täiesti terve aku, korralik aku. Ja pinge väärtuseks saame me siit siis punase paneme plussi peale, musta paneme miinuse peale ja saame seisval akul 12,73 volti. Täiesti normaalne siukene paar nädalat mul riiuli peal seisnud aku. Kus maalt ta ei ole normaalne enam? Ta ei ole normaalne, kui ta annab väärtuseks juba 11 millegagi. Siis on olnud ta pikalt seisnud või hakkab minema hapuks, siis peaks tegema laadimistsükli talle. Mul on kõrval üks õhtele lastud aku ja sa võid 3 korda arvata, millega see õhtele on lastud. Noh, ma pakun, et nii nagu tavaliselt lastakse, et seisab talve otsa läheb tühjaks. Talve otsa seisnud aku ja täielikult ära tühjenenud. Plussklemm on siin, miinus on siin, pluss on siin, miinus on siin. Üks huvitav fenomen. Kui aku lasta lõpuni tühjaks tsikli aku, ta võib vahetada ära polaarsus. Et te näete, et miinus 10,9 volti on see pinge, hoides klemme õiget pidi peal. Nii et üks julge soovitus. Tsikli akut mitte kunagi tühjaks lasta. Ma olen lugenud foorumitest, kus on soovitatud, et kunagi 10 aastat tagasi olid mobiiltelefonidel nikkel-kaadium akud, mis olid nii-öelda mäluga akud. Pead laskma lõpuni tühjaks ja siis laadima lõpuni täis. Nii et kellegil on see kõrva jäänud ja mõned on proovinud seda ka tsikli akude peal. Paraku tulemus on siis võib olla täpselt selline, nagu te nägite. Ja nüüd praktika. Just. Võtame testri. Alustame selle samaga, millega sai räägitud teooriast. Ja me oleme võtnud ühe doonori siit. Hästi lihtne ja hea oli sellel võtta sadul maha ja üks külg lahti. Ja siit me leiame akumulaatori. Ja akumulaatori pealt saab siis teha pinge mõõtmise. Ma olen statiivi. Just nimelt, mängi statiivi. Ja leiame, et mitte töötava mootoriga tsikli aku pinge on 12,84 volti, mis on täiesti mõistlik väärtus. Paned sa käima? Panen käima. Pane käima. Ja töötava mootoriga pilli pinge on veidi üle 14 volti, mis näitab, et laadimine on täiesti olemas ja sellel aku täitmisega probleeme ei ole. Nii. Ehk siis sellise mõõtmisega on veendutud selles, et laadimine töötab. Kui need väärtused mitte töötava mootoriga ja töötava mootoriga oleks nüüd erinev sihuke 0,2, 0,3, 0,4 volti, siis võiks tekkida kahtluse, et kas tegelikult reaalselt see laadimine ka töötab. Ja selleks tuleb üles otsida generaatorist tulev juhe. Tavaliselt on siis tsiklitele õli sees generaatorid püsimagnetiga ja need on vahelduv pinge generaatorid ja sealt tuleb välja tavaliselt 3 kollast juhet. Siin ma olen leidnud selle pistiku lõpu ülesse pingeregulaatorisse suubuva koha pealt ja selleks, et nüüd hakata generaatorit mõõtma, selleks tuleb see ühenduskoht lahti võtta või leida üles see pistik. Jah, kollektiivselt õnnestus meil see pistik nüüd lahti saada. Just, see ei ole alati lihtsamate killast. Küll aga on nüüd kenasti näha, et pingeregulaatori külge läheb siis ta on pingeregulaator pluss alaldi. Siis pingeregulaatori külge läheb 3 kollast juhet, mis on siis 3 faasi, mis tuleb kenekast. Ja nüüd ma olen ligi võtnud vähe uutmoodi testri, selles mõttes uutmoodi, et teistsugune kui ennem, aga muidu sihuke vana kooli. Mille jaoks? Sellepärast, et selle testriga ei ole võimalik mõõta täpselt väga väikeseid takistusi. Keerates siis see tester kenasti takistuse mõõtmise piirkonna peale, õnnestub ta eelnevalt kenasti ära kalibreerida, pannes siis otsad kokku ja keerates ta nulli. Selleks, et veenduda, kas generaator on korras, tuleb mõõta takistust 3 faasi vahelt pluss kõikide faaside ja massi vahelt. Siis faasi ja massi vahel peab alati olema lõpmatu takistus, seier ei tohi mitte kuskile liikuda. Sellega siis saate olla veendunud, et ei ole läbi põlenud mingisugune siis isolatsioon või lakikiht ei ole maha tulnud. Siis selline mõõtmine tuleks teha ükshaaval kõikide faaside ja massi vahelt.
ja faasid omavahel peavad siis omama väga väikest takistust. Tavaliselt on see peaaegu 0 ehk siis 0,3, 0,5, 0,7 oomi ja ei tohi nad olla lühises ja ei tohi nad olla lõpmatuses. Tuleb teha 3 mõõtmist. Esimene faas teisega, teine kolmandaga ja esimene kolmandaga. Nii lihtne see iseenesest takistuse mõõtmise puhul ongi. Kui nüüd ei ole käepärast testrit, mis mõõdaks nii väikseid takistusi, ehk siis on kodus ainult see odav, lihtne digitaalne tester, siis alternatiivtakistuse mõõtmisele on mõõta pinget, aga seekord vahelduv pinget. 200 voldi vahelduva piirkonna peale, selle me võime ära panna kenasti. Ja siit faasidest omavahel peame me siis kätte saama vähemalt 50 volti. Pane see aparaat käima. Just nimelt käima ja vaatame, mis me siit kätte saame. Keera pööret. Keera veel. Ehk siis näha oli, et siit tuli üle 60 voldi, isegi üle 70 voldi, keerates pööret 2000–3000 pöördeni ja kõikidelt faasidelt omavahel jälle 3 mõõtmist ja peab tulema võrdne, enam-vähem võrdne väärtus. Et selline ongi siis nii-öelda generaatori kontrollimise metoodika. Siis jäi meil veel teooriast poolikuks voolumõõtmise tehnoloogia. Voolumõõtmise tehnoloogia on siis see, et tuleks mõõta peakaitsme asemele pandud ampermeetriga, aga see on niisugune tegevus, mida me Väntsile igaks juhuks ei soovita ja kodukasutajale, kes ei tea, mida ta teeb või kes esmakordselt mõõdab seda voolu, igaks juhuks ei hakka ka soovitama. Kellele tester on elementaarne mõõtevahend, see oskab seda voolu siit õige koha pealt mõõta nii või teisiti. Ja kes ei tahagi selliste asjadega üldse tegeleda, siis võib tulla näiteks hooldusesse ja öelda, et tehke see kõik ära. Just nimelt. Mina tänan. Mina ka.